Tere! Ma arvan, et me võime siis tänase koolitusega algust teha. Kell on 10 saanud ja, ja nii on, et algame siis. Minu nimi on Jana. Ma olen Merit tarkvarakonsultant ja küllap teist päris paljud on minuga juba eelnevalt ka kokku puutunud, kas siis telefoni teel, chati või e-kirja teel. Mul on ütlemata hea meel, et teid on siin nii palju, kes te olete vastu võtnud minu kutse tänasele koolitusele, kus ma räägin laoga seotud tegevustest, mis on vajalikud aastalõpu aruannete koostamisel. Lisaks kõikidele muudele saldovõrdlustele tuleb teil võrrelda ka, tuleb teil võrrelda ka ettevõtte tegeliku lao seisu bilansis olevate varudega. Ja sellest tulenevalt on siis minu tänase koolituse teemad teil siis näha, et räägime inventuurist, inventuuri vahede sisestamisest programmi. Vaatame üle ka teised sellised omapärased või imelikud vahed, mida te näete, et mis ei klapi laoseisu ja bilansivarude kontodega. Räägin teile oma hinnakoguste ja koguste ümberarvestusest, milleks seda vaja on. Lisaks siis lao miinusseisude kogustest ja aruannetest, mis siis annavad teile võimaluse võrreldagi ladu ja bilanssi, et mis annavad kõige parema ülevaate teile. Ja võib-olla siis kõige lõpuks ka aruanded, mida ma kindlasti soovitan teil salvestada, kui kõik saldod on kontrollitud ja andmed on korras. Pisut ka tänasest päevakajast, päeva ajakavast. Koolituse kestus on orienteeruvalt 2 tundi. Koolitus salvestatakse. Küsimused palun kirjutage Q&A aknasse. Vastan nendele jooksvalt koolituse ajal, aga siis ka koolituse lõpus. Püüan võimalikult paljudele küsimustele vastused anda, aga need küsimused, mis vastuseid ei saa, need saadame siis hiljem kõikidele meili peale. Ja kõik osalejad saavad kokkuvõtte küsimustest ja vastustest koos koolituse salvestuslingiga endale meilile. Okei, hakkame siis minema. Nüüd siis tänasest ettevõttest kõigepealt, kus ma teile kogu seda ülevaadet hakkan tegema, koolitust, siis mul on loodud väike ettevõte, kus on pood ja pisikene tootmise pool, kus ettevõtja valmistab siis kreeme ja müüb neid siis oma poes. Samuti müüb ta seal igasugust muud kaupa. Võib-olla enne, kui ma hakkan liigume lao inventuuride juurde, siis ma näitan teile seadistusi, mis on seotud laoga. Et võib-olla mis oleks siis abiks teil andmete hilisemal analüüsimisel ja aruannete võtmisel. Minul on lisatud siis siia seadistustesse juurde laod. Mul on erinev ladu. Mul on pood eraldi, on tootmine, kus ma siis toodan kreemi ja on veel üks ladu, nagu seda on tagastused. Tagastatava kaubaladu. Sellest siis ma räägin hiljem, kui me hakkame lao seisu vaatama ja võrdlema. Milleks seda vaja võib minna? Seda igalühel ei pruugi tarvis minna, aga mina olen mõningate tehingute puhul seda kasutanud. Lisaks on siis võimalik luua artikligruppe. Minul on eraldi grupp köögiviljadele ja kreemidele. Köögiviljadele seetõttu, et ettevõtja ostab sisse pesemata kartulit, aga ta peseb selle ise ära, koorib ära, pakendab ja paneb poodi müüki. Ja samas ta müüb ka sedasama pesemata kartulit.
Et hakkame siis vaatama, kuidas siis millised siis on need tegevused, kuidas ma leian siis, mis on siis mul vaja teha aasta lõpu inventuuri jaoks. Kõigepealt muidugi siis inventuur. Inventuuri saab kõige mugavamalt siis välja võtta laoseisu aruandega. Meritis ei ole eraldi inventuuri aruannet. Seetõttu siis tuleks ehk validagi selleks laoseisu aruanne, mille te saate võtta ladu ja laoseisu aruanne. Sisestate siia siis laoseisu kuupäeva, millal te inventuuri teete. Minul on see 31. oktoober. Ja ma ei vali siit eraldi artikligruppe, kuigi seda valikut saab siit teha. Ma ei vali siit eraldi ka ladusid, aga ma panen, et artikligruppide lõikes juba mulle siia see aruanne luuakse. Ja koosta aruanne. Kui ettevõttes on kasutusel tellimuste pakkumiste moodul ja seal toimub kaupade broneerimine, siis on võimalik panna ka siia linnukene, et näita broneeritud koguseid. Ja samuti saate siis võtta siis aruandesse ka nullkogused, et mis võib-olla lihtsustab siis tulemuste sisestamist. Nii, aga minul on nüüd aruanne artikligruppide lõikes. Selle aruande ma võiksin siis välja printida näiteks, kui mul ei ole elektroonilist süsteemi ja siit ma saan siis tulemused võrrelda siis, lugeda ära siis poeletil oleva kaubaga. Ja samuti siis kõik need muud kaubad, mis mul on eraldi siin välja toodud. Kui me nüüd vaatame seda laoseisu, siis siin laoseisus on näha mingi kogus miinusega. Et järelikult see kaup on kas siis vale koodiga müüdud või ilmselt tõenäoliselt ongi, et ta on müüdud vale koodiga. Ma tean ja nüüd inventuuri tulemusena, kui ma kogused kokku lugesin, siis on näha siin -2 ja samas on olemas siin kaneel, mis on ilmselt sarnase koodiga olnud ja kui ma nüüd inventuuri tulemused kokku lugesin, siis tegelikult kaneeli oli 2 pakki vähem. Järelikult on mul siin need 2 kogust omavahel segamini läinud. Ja nüüd mul on tarvis need tulemused sisestada programmi niimoodi, et inventuur oleks õige, vastaks siis tegelikule kogusele. Ja inventuuri tulemused sisestan programmis, ma võtan selle aruandega endale siia eraldi välja. Nii, ja inventuuri tulemused sisestate siis programmis ladu, lao liikumised ja teetegi uus lao liikumine. Kuna ma eelnevalt ütlesin ka, et ei ole programmis olemas inventuuri aruannet, ei saa ka sisestada inventuuri niimoodi, et ma panen kuskile õiged kogused sisse. Meritis tuleb seda teha nii, et kui ma näen, et mingit kaupa on vaja arvele uuesti tagasi võtta, nagu seda oli siis kardemon ja teine oli siis kaneel, mida mul oli poes puudu, mis olid siis omavahel läinud vahetusse artiklid. Muidugi on võimalik üles otsida ka selle vale artikliga tehtud tehing, müük näiteks siis, ja parandada seal müügiarvel juba artikkel õigeks. Aga mina ei hakka müügidokumenti puutuma, vaid ma sisestan selle tulemuse inventuuri näol lao liikumistesse. Kommentaariks ma kirjutangi siia inventuur ja siin on nüüd tegemist sissetulekuga ehk et see kardemon, mida on mul kogusega -2, ma võtan 2 tükki arvele. Hinda ma talle ei pane, sest kui ma teen nüüd selle kaneeli väljamineku, siis seal läheb juba automaatselt ka kaup
kauba omahind kuludesse ja mul tekib seal kulu. Ma jätan siia ka müüdud kaubad soetushinnas konto alles ja siit tegelikult raamatupidamiskannet ei teki ja ma salvestan selle dokumendi. Järgmisena ma sisestan siis lao liikumise uue ja teen väljamineku. Ehk et see kaneel, mis mul eelnevalt on, mis ma tean, et oli siis nüüd lugemisel puudu, on tegelikult välja läinud 2 tükki. Ja kontoks ma jätan müüdud kaubad soetushinnas, sest tegelikult see oligi mul juba müüdud. Kandeid, mis tekib tehingu salvestamisel, saate vaadata kanne LL8, kus on siis näha kauba varude konto ja kulude konto. Kui ma eelnevalt ütlesin sissejuhatuseks, et tuleb teha laos omahinna ja laokoguste ümberarvestus, siis nüüd, kui on inventuur sisestatud, siis ma soovitan kindlasti teha läbi laokoguste ümberarvestuse ja ka omahinna ümberarvestuse. Tegelikult see omahinna ümberarvestus on vajalik teha juba enne inventuuri koostamist samuti, et te saaksite õiged hinnad kätte. Ja omahinna ümberarvestus aasta lõpus ma soovitan teha majandusaasta alguskuupäevaga. Ja minul on siin andmebaasis majandusaasta alguskuupäev on 30. juuni, siis ma selle sisestangi alguskuupäevaks ja vajutan omahinna ümberarvestus. Omahinna ümberarvestus korrigeerib kõik kaupade omahinnad õigeks, kui te olete näiteks müünud kaupasid miinusesse, seal ei ole tema õiget oma hinda ja programm on siis kasutanud mingit eelnevat hinda või suisa nullhinnaga laost välja kandnud kauba. Ootame selle omahinna ümberarvestuse ära. Nii, lõpetatud. Ja omahinna ümberarvestust soovitan teha ka iga kuu lõpus, kui teil on kõik laokaupadega seotud tehingud sisestatud, siis omahinna ümberarvestust tuleks teha, näiteks antud juhul meil on novembrikuu, siis tuleks omahinna ümberarvestus teha 1. oktoobri seisuga. Kuupäev tuleb alati sisestada. Artiklite valima ei pea, küll aga kui teil on kaupasid väga palju, omahinna ümberarvestus võtab võib-olla liiga palju aega ja teil ei olegi hetkel oluline teiste kaupade oma hind, siis võite valida selle konkreetse kauba, millega te oletegi tehingu teinud ja teete temale siis omahinna ümberarvestuse. Nii. Aga nüüd on niimoodi, et me tegime lao inventuuri ära. Inventuuris me nägime vahed ära, sisestasime vahed lao liikumistesse. Mul on tehtud siis inventuuri kohta väljaminek ja sissetulek ja nüüd mul oleks tarvis võrrelda siis lao seisu bilansi varude kontodega. Ja selleks on kõige parem aruanne ladu ja lao seisu kontrollaruanne. Siin aruandes on näha bilansikontode saldod, mis peavad võrduma laos olevate kontrollaruande kontodega. Kui te nüüd vaatate, siis minul on siin konto 1310 tooraine materjal, siis on valmistoodangu varude kontod. Kirjutame need saldod endale siit ülesse. Kontol 1310 on saldo 160,93. Kontol 1330 saldo on 59,15 ja konto 1340 on saldo 3899,47. Ja vaatame nüüd, millised on siis bilansikontod, bilansisaldod varudel. Kui ma võtan bilansi perioodiks aasta, panen ainult ühe majandusperioodi,
31. oktoober bilansi kuupäevaks, koostan aruande ja siit on siis näha. Tooraine materjalikonto on 160,93, mis klapib täpselt minu varude kontoga. Müügiks ostetud kaubad on 3535,47, mis on nüüd erinev sellest, mis oli varudega laos. Ja valmistoodangu saldo on 59,15, mis samuti klapib laoga. Nii, ja nüüd on siin müügiks ostetud kaupade kontol 13,40 on vahe. Ja mis see vahe meil on? 3899,47 miinus 3535,47, see on 364 euri. Ja kuidas ma selle vahe nüüd siis üles leian? Selle jaoks ma võtan ette, hakkan võrdlema nüüd siis bilanssi ja seda sama laoseisu kontrollaruannet. Bilansi aruandesse võib juba siis võtta näiteks kuude kaupa, võtate 12 kuud, nii mitu perioodi, mis teil siin siis on, minul on praegu, paneme siis 10, 31, 10, koosta aruanne. Ja nüüd ma peaksin võrdlema siis neid kõiki kuid saldodega, mis on laos. Ma võtan kõrvale ladu, laoseisu kontrollaruanne, vaatame siit kõigepealt üle, et septembris on müüdud kaubad, ostukaupade saldo, müügiks ostetud kaupade saldo on 4159,37. Võtame ladu, laoseisu kontrollaruanne ja 30 september on siis see kuupäev. Mul on tegelikult vaja võrrelda siin ainult kontot 13,40 ja selle võin ma ka siia ainult valida, sest ma tean, et teised on korras, saldod klappisid. Ja nüüd koosta aruanne ja vaatame siis siia. Ja nüüd ma näen, et laoseis 4159,37 klapib bilansiga. Järelikult on vahe tekkinud oktoobrikuus. Selleks ma võtan nüüd hoopiski käibeandmiku ja hakkan käibeandmikus siis, võtan käibeandmikus ette konto 13,40, oktoobrikuu, koosta aruanne ja siin, või siis pearaamatukanne ja hakkan vaatama siin neid tehinguid, mis siis selles perioodis on tehtud. Samuti võib hakata liikuma siit ka niimoodi tagasi, et kui praegu mul on siin terve kuu valitud, siis ma näiteks panen kuu lõpu seisu, võtan siit hoopis näiteks 24. oktoobri, vaatan, kas see seis klapib laoseisuga. Kui see seis klapib laoseisuga, siis järelikult on see viga kuskil varasemas perioodis. Et nii kaua ma võrdlen neid laoseise, kuni ma leian selle päeva ülesse, kust tekib see vigane kanne. Et minul on see vigane kanne seotud selle kreeditarvega. Ja siin tuleb nüüd mängu kreeditarve tagastusel, kui ma lähen ostuarvetesse. Kreeditarve on siis OA12, mis on tekitanud lattu vahe. Ma võtan selle OA12 otsin ülesse. Siin see mul on. Mul on ostetud sisse suhkrut ja mingil põhjusel on siis seda ka tagasi saadetud. Millest see vahe nüüd siia tekkis? Vahe tekib sellest. Te olete ostnud, kui ma võtan nüüd ette laost detailse kaubaliikumise aruande, võtame selle sama suhkru siia filtrisse, võtame siis jookseva aasta. Siis siit on nüüd näha, mul on võetud seda suhkrut sisse 60 senti kilohinnaga, siis ma olen seda vahepeal ostunud ka 37 senti kilohinnaga
Lisaks olen ma ostnud teda 89 sendise kilohinnaga, et suhkrul on erinev kilohind, millega ma olen teda sisse ostnud. Niisamuti nagu müügi puhul on ka ostuarvetel FIFO meetod laoarvestuse meetodiks. Ehk et enne sisse ostetud kaup läheb välja ka ostuarvel. Et kui mul on laos arvel olnud suhkrut, siit on siis näha 820 kilo on mul 31. augusti seisuga. Nüüd ma ostsin juurde 750 kilo 89 sendiga ja 700 kilo saatsin tagasi. Ja nüüd tagasi kreeditarvel, kui ma võtan siit kreeditarve ette, siis sellel kreeditarvel on ju krediteeritav hind on 89 senti. Tarnija saatis mulle ju kreeditarve ja kui ma nüüd vaatan ostuarve, seda OA kannet, siis siin on läinud välja siis varude kontolt 623 euri. Ja kui ma vaatan seda sama kande liikumist laost, võtan ladu, detailne kaubaliikumise aruanne, koosta aruanne, siis siin on läinud see kogus välja 37 senti kilogrammilt. Ja sellest tekib siia nüüd see vahe. Selle vahe korrigeerimiseks on teil, ma ütleks, 3 erinevat võimalust. Teil on võimalik teha selle vahe kohta pearaamatukanne, kus siis bilanss on võrdne laos kontrollaruandega, selle müüdud kaupade aruandega. Ehk et selle vahe kohta, kui siin bilansis on tegelikult on müüdud kauba varude konto vähenenud siis suurema summa võrra, aga siin väiksemaga, siis tuleks teha bilansis pearaamatukanne 30, selle teeme siis kas siis 31.10 kuupäeva seisuga, korrigeerimine ja sisestate siis see 13.40 müügiks ostetud kaubad. Meil läks ostuarvel välja suurem summa, siis nüüd ma peaksin selle vahe sisestama siia kreeditisse 364 euri ja müüdud kaubad soetushinnas läheb siis teebetisse ja salvestan. Ja kui ma nüüd vaatan, siis vaatame seda laoseisu, laoseisu kontrollaruanne, võtame 31.10 seisuga, siis siin on nüüd laoseis on siin on endiselt laoseis 3899,47 ja bilansis võtame siis aasta 1 ja 31 oktoober seis, koosta aruanne ja mis meil siin on, kas sai õigesti? Mul läks nüüd tagurpidi. Et vastupidi tuleb siis sisestada, nii, vaatame, kontrollime korralikult selle saldo üle. Et nii, 317147. Nii, et tuleb teha täpselt vastupidine kanne sellele, mis mina tegin. Nii, teeme korda. 364 võtame varudesse ju tagasi. Ja nii, sest meil ju läks suurem summa välja. Nii. Üks märkus veel ja tähelepanek. Kui te teete selliseid korrigeerimiskandeid, siis mina tegelikult kirjutaks siia dokumendi numbri väljale selle arve numbri, mille kohta see korrigeerimine mul tuleb. Ehk et ma saan hiljem, kui ma vaatan seda aruannet, mis korrigeerimisega siin tegemist on, siis ma tean täpselt, millega
see tehing on seotud. Nii, ja vaatame nüüd siis bilanssi. Ja siin on nüüd, näete, saldo võrdub laos oleva kontrollaruande saldoga, mis on 3899,47. See on üks võimalus, kuidas vahet korrigeerida ja võib-olla ka mõnes mõttes kõige kindlam, et eriti kui on mitu kasutajat programmis, siis ma pigem soovitaks teha pearaamatukandega korrigeerimiskande. Kui aga te toimetate üksinda programmis ja te võib-olla ei taha seda korrigeerimiskannet sellisel kujul teha, siis on teine võimalus teha korrigeerimine ostuarvel. Selleks, et seda korrigeerimist ostuarvel teha, oli mul lisatud siia tagastusladu. Nii, ja nüüd ma teen siis läbi tagastuslao korrigeerimiskande. See ostuarve, mida ma krediteerin, on 431. Ma lähen sinna ostuarvele. 431 on siin ja ma korrigeerin seda nõnda. Ma võtan selle sama suhkru, panen siia see 700, mis ma tean, mis mul läheb uuesti tagasisaatmisele. Siia ülesse ma jätan koguseks 50 tükki ja muudan ära siin taga lao tagastuslaoks. Nüüd mul on laos selle septembri seisuga on olemas see suhkur kenasti laos olemas, aga ta ei ole mitte poes, vaid on tagastuslaos. Programm arvestab FIFO meetodit laopõhiselt. Ja kui ma nüüd hakkan seda kogust 700 tükki tagasi saatma, siis ma siin sellel arvel ma kasutan samuti tagastusladu, mitte poodi ja muudan selle siin tagastuslaoks. Ja ma salvestan tehingu. Siis antud juhul ma teen, enne kui ma hakkan teile laoseisu näitama, ma teen omahinna ümberarvestuse, et oleks õige lao hind. Tänase seisu minul palju kaupasid ei ole, siis ma panen selle 30. juunist, aga tegelikult, kui te panite tähele, siis ostuarve oli septembri arve ja kreditarve oktoobri, siis praegu mul oleks piisanud ka sellest, kui ma oleks pannud omahinna ümberarvestuse kuupäevaks 1. september. Et ei pea tegema siis aegade algusest kuskilt. Nii. Omahinna ümberarvestus on lõpetatud, teeme läbi ka laokoguste ümberarvestuse. Nii. Ja kui ma nüüd vaatan laoseisu kontrollaruannet 31. oktoobri seisuga, koostearuanne, siis on 35. Nii. Ja kirjutame selle ülesse. 35, 47 ja vaatame, mis on bilansis kontol 13,40. Ja müügiks ostetud kaubad 35, 47. Ja kenasti klapib kõik. Et see on siis nüüd üks võimalus, kuidas saada sellest nii nimetatud kummalisest vahest lahti. Vaatame, viskame korraks pilgu peale ka siia detailsele kaubaliikumise aruandele. Koostearuanne. Ja siit on siis näha, et millest see vahe nüüd muutus, on see, et ostukreditarvel siin sellel on hinnaks 89 eurosenti, kui enne oli siin 37 eurosenti. Kui me võtame ka eraldi laod,
vaatame tagastatava kaubaladu lao lõikes, siis näete, siin on kenasti näha, et mul on selle ostuarvega kaup sisse tulnud, mille ma olen nüüd siis tagastanud. Ja kui ma võtan siis poe eraldi, vaatame poodi, siis siin seda krediteeritavat osa ei ole üldse näha. Et see on üks võimalus, kuidas siis ostukreediti puhul ei tekiks lattu vahet bilansiga võrreldes. Teine võimalus on veel. Kui te ei kasuta mitte ladu, vaid teete tagastatava kauba jaoks eraldi artikli. Minul on see artikkel siia lisatud. Tagastatav kaup. Kood on siis tagasi. Aktiivsus on ainult ostuarvetes, sest müügiarvetes ma seda artiklit kindlasti ei kasuta. Mul on lisatud eraldi ostukonto 1341 tagastatava kauba jaoks. Seda seetõttu, et müügiks ostetud kaubakonto 1340 on seotud lao liikumistega, laokaubaga. Siin on liik laokaup. Kui 1340 on seotud laokaubaga, siis sellele kontole te käsitsi kandeid ostuarvelt teha ei saa. Te saate jah teha pearaamatukande korrigeeriva, aga ostuarvel te seda kontot kasutada ei saa, kui ei ole tegemist laokaubaga. Nii et minul on lisatud siis 1341 tagastatav kaup siia, mida ma siis saan nüüd kasutada selleks. Aga eelnevalt mul tuleks siis, ma võtan siis siit, korrigeerin seda sissetuleku rida nüüd niimoodi, et ma siin kasutan artiklit tagastatav kaup. Ma kopeerin selle rea siia kirjelduse väljale, kaubakirjelduse. Kogus on siis 789 senti ja ma kustutan selle rea siit ära, et ma seekord teen siis korrigeerimise hoopiski läbi tavalise artikli ja see tagastatav kaup mul üldse ei käigi läbi lao, vaid ma liigutan seda lihtsalt pearaamatust ühtepidi sisse ja välja. Ja nüüd kreeditarvel ma ei kasuta samuti enam seda artiklit, laoartiklit, vaid ma võtan siit selle tavalise artikli tagasi, kopeerin kirjelduse väljale kindlasti kirjelduse -700. Kreeditarvel on siis miinus, kogus näitab kreeditarvet. Kustutan siin ära selle esimese rea, salvestan ja nüüd ei liigu see tagastatav kaup üldse läbi lao, vaid selle kohta tekib ainult pearaamatu kannebilanssi. Ma ütleks nende korrigeerimiste kohta ka nii, et kui korrigeerida tuleks 2 erineva perioodi arveid, et aasta lõpus olete saanud kaubaarve, nüüd jaanuarikuus on teil siis tagastatav kaup, siis ilmselt on mõistlik teha seda pearaamatukandega, mitte minna varasemasse perioodi ostuarveid muutma. Et siis paraku nii on. Aga igaüks otsustab siis ise, kuidas ta selle korrigeerimise teeb. Aga selle ostukreeditarve tagastus on üsna tihti väga suureks küsimusteks kasutajatele, et miks neil ei klapi ladu ja bilanss. Et kui te võtate ladu, laoseisu kontrollaruanne, jätke see aruanne kindlasti meelde. Iga kuu lõpus tuleb raamatupidajal võrrelda laoseisu kontrollaruannet bilansivarude kontodega või siis käibeandmikuga. Minule endale meeldib ka käibeandmik kasutada võib-olla pigem isegi rohkem kui bilanssi, aga tulemus on ju sama. Ja kindlasti võrrelge, sest kui te selles perioodis avastate erinevused, siis seda kiiremini te leiate ja saate oma
varude seisu õigeks bilansiga või bilansi siis vastavalt varudele. Et kindlasti seda jälgida. Kui te teete müügis kreeditarve, siis müügi puhul teeme siin näiteks sellele arvele kreediti. Klient tõi siis kauba tagasi, võtan selle müügiarve ette, mida ma hakkan krediteerima, vajutan all koosta kreeditarve nuppu ja sisestan siis selle õige kuupäeva, millal see kaup tagasi toodi, sest ta ei pruugi tulla mitte 31. august, aga võib-olla tuli 10. september. Juhul, kui klient ei toonud mitte kogu kaupa teile tagasi, siis te sisestate selle koguse, muudate selle koguse ära vastavalt sellele, mis teile tagasi toodi. Ehk et näiteks klient tõi hoopiski soola meile 10 kilo tagasi ja pesemata kartulit ei toonud üldse, selle rea kustutan ära. Ja esimene rida oli siis kogu ulatuses tõi tagasi. Nii et, ja nüüd, kui ma salvestan selle, krediteeritava arve numbri kommentaari võtab juba programm automaatselt sellelt arvelt, kus te kreeditarve koostasite. Ja nüüd ma salvestan. Ja näete, salvestamise juures programm küsib, et milliste kaubaridadega tuleks nüüd siduda need kreeditarve read. Ja selleks ma tegelikult vajutan, siin on üks veerg, krediteeritav arve. Krediteeritav arve on meil 10, siit alt ma näen seda. Ja vajutame siia, krediteeritav arve. Siit ma näen dokument 10. Ma tahan selle reaga siduda selle tagastatava koguse, selle arve reaga, salvestan. Nüüd ma liigun järgmisele reale ja siin pange tähele, ma muutsin kogust. Siin on kogus -20 asemel -10. Ja nüüd on siin näha siis seesama arve 10 ja kui ma märgin jaotuse, siis programm automaatselt pani siia tagastatavaks koguseks 10 ja teine 10 jäi arvele ja salvestan. Ja siin te näete ka seda hinda, millega seesama sool tuleb lattu tagasi. Et kui ostukreeditarve tegemisel teil ei ole võimalik siduda rida eelneva kreeditarvega, siis müügiarve pealt kreeditarve tegemisel te seote konkreetse teebetarvega selle kreeditarve ja selle hinnaga tuleb kaup lattu tagasi ja siin seda erisust ei teki. Et siin te juba seote kõik õigesti ära ja kõik hinnad on juba korrektselt õiged. Nii, ja üks hetk ma võtan siia endale ette ka. Kõrvalt ma hakkan vaikselt vastama ka teie küsimustele, mis teil on tekkinud. Ma vaatan, et esimene küsimus on juba tulnud. Tere, kas võin laoseisu kontrollaruande võtta ka teisel lehel lahti, et võrrelda? Jaa, võite küll. Mida ma ei soovita, on tegevusi teha 2 erinevas aknas, aga kui ma võtan laoseisu kontrollaruande ette ja ma avan selle, ma saan aru, et te tahate seda avada siin kõrval brauseri aknas, siis ma kopeerin siin üleval brauseri riba ja lähen kõrvalaknasse ja võtsin koopiasse, kopeerin siia ja saan siia võtta siis aruande ette. Siin ma näen aruannet, kontrollaruannet ja siin ma lähen hoopiski bilanssi ja võrdlen siis bilanssi või siis käibeandmiku selle kuupäeva seisuga. Mul on nüüd siis 2 akent lahti, ühes on siis bilanss näha, kus on näha siis müügiks ostetud kaubad, valmis toodang, tooraine, kõik on kenasti näha mul siin. Ja kõrval avan siis selle sama laoseisu kontrollaruande. Ehk et jah, te saate avada erinevas aknas aruandeid võrdluseks. Et kindlasti ei tohi siin nüüd, kui te hakkate nüüd siin ühes aknas tegevusi tegema,
te sisestate ostuarveid, müügiarveid, laotehinguid, siis selles aknas siin programm ei värskenda tulemusi. Ja te peaksite kas siis eraldi tegema värskenduse Ctrl F5-ga või siis vajutamagi värskenduse nupule, mis siin brauseri ribal on. Ja siis ta värskendab ka seal kõrval aknas. Aga jah, et aruannet te võite vaadata mitmes erinevas aknais võrrelda, aga tegevuste tegemise ajal võiks olla eraldi aken siis juba kinni. Nii. Kui ma nüüd olen siis, võrdlen ära kõik need laoseisud ja aruanded bilansiga. Bilansis on mul ka ära kontrollitud kõik teised saldod, siis on väga oluline salvestada vajalikud aruanded endale raamatupidamisse. Ja seda sellepärast, et juhul, kui teil on jäänud mingid tehingud korrigeerimata ja teil on nüüd tagantjärgi, võib-olla on teil jäänud omahinna ümberarvestus tegemata õigest kuupäevast alates. Ja nüüd te avastate, et teil ei klapi ladu ja bilanss ja teil on vaja teha siiski omahinna ümberarvestus, sest sellest ei pääse. Kui te seda ei tee, siis te laoseisu ja bilanssi korda ei saa. Ja ma kindlasti soovitan salvestada endale siis lisaks laoseisu aruande, kontrollaruande, bilansipäeva seisuga, millal teil siis aruande koostate, kindlasti salvestage see endale PDF-failina või ka Excelina, et on võrdlus olemas. Samuti salvestage käibeandmik. Käibeandmik salvestage siis terve jooksva aasta kohta. Sest siin käibeandmikus on näha kõik bilansikontod ja kasumiaruande kontod. Juhul, kui omahinna ümberarvestus, kui lao omahinna ümberarvestus muudab teie bilansis kasumiaruandes summasid, siis nüüd on see salvestatud aruanne see, mille järgi te peate tegema siis korrigeerivad kanded pearaamatusse, et bilanss ja kasumiaruanne vastaksid sellele, mis nad olid enne omahinna ümberarvestuse tegemist. Ja korrigeerivaid kandeid tuleb teha igasse majandusaastasse eraldi. Et näiteks, kui te olete tööd alustanud aastal 2016 ja te ei ole siiamaani korrektselt omahinna ümberarvestust teinud. Nüüd selgub, et laosaldo ei klapi bilansi varude saldodega. Te teete omahinna ümberarvestuse 2016. aasta seisuga. Ja selle tulemusel muutub teie varude saldo kõikides majandusaastates. Ja nüüd tuleb siis teha eraldi pearaamatukanne iga aasta kohta eraldi. Teete korrigeeriva kande 2016 aastasse, vaatate, mis võrdlete siis eelnevat saldot uue saldoga ja teete korrigeeriva kande pearaamatusse. Samuti liigute nüüd võtate uue aruande käibeandmiku, vaatate, mis seal 2017 on. Muutunud on, võrdlema peaks siis varude kontot ja müüdud kaubakulukontot või siis, kui ma võtan siit artiklid lahti, et kas on siis muutunud müüdud kaubakulukonto, on muutunud valmistoodangu konto, on muutunud pooltoodangu konto varudes ja niisamuti siis kasumiaruandes müüdud kaubakulu või müüdud toorainekulu, olenevalt sellest, milliseid kontosid teil kasutuses on. Ja nendele kontodele tuleb siis teha korrigeeriv kanne. Ja niimoodi siis iga aasta kohta. Ja kõige viimases aastas teete,
kui te nüüd olete aastani 2024 teinud korrigeerimised, siis 1. jaanuar 2025 te peate tegema sellise korrigeerimiskande, see on nüüd viimane korrigeerimiskanne, et teie bilanss ja ladu oleksid võrdsed, et edaspidi lähevad andmed õigesti. Siis see viimane korrigeeriv kanne pearaamatusse tuleb teha siis 1. jaanuar 2025 näiteks või siis 2025. aasta lõpuseisuga, millal te selle otsustate teha. Et oluline, et siis jooksvasse aastasse saaks ka see seis sisse. Siia on nüüd tulnud küsimusi, väga tore. Kas on võimalik kustutada, peita nii-öelda aegunud artikkel? Näiteks tootele oli rebranding ning tuli uue välimuse koostisega ning uue koodi ning nimega. Olen aru saanud, et kui artikkel on juba müügiarvetes kasutusel, siis seda kustutada ei saa, aga peita või peaks ümber vormistama. Saate küll. Artiklid, mida teil enam tegevustes kasutada, mida te enam tegevuses kasutada ei soovi, siis enne kui te selle artikli ära peidate, palun kontrollige, et selle artikli laoseis oleks 0, et sellel artiklil ei oleks mingit kogust. Ja seejärel siis avate artikli kaardi. Ja siin artikli kaardil on selline väli nagu aktiivsus. Ja siia võite valida siis mitteaktiivne. Mina olen veel soovitanud koodi ette sisestada näiteks siis kas siis Y, et see kood ei kajastuks loendis sees eespool, vaid ta läheks juba siia rea selle artiklite loendi kõige lõppu ja ta ei sega minu võib-olla siis seda visuaalset pilti, mis ma siin artiklites vaatan. Ja veel, kui te näiteks sama koodiga artiklit soovite uuesti sisestada, siis on ka see hea võimalus. Et nüüd mul on tegelikult seda sama koodi, ma tahan selle koodiga teha uue artikli, siis nüüd, kuna tal on ees Y, siis see kood on erinev ja ma saan teha täpselt samasuguse artikli uuesti. Kopeerin selle, salvestan siia koodi ja võtan siis uuesti kõik need seadistused siia ja salvestan selle artikli. Nii et niimoodi ma saan muuta artikleid mitteaktiivseks. Ja need artiklid ei kao kuhugile, aga neid ei kuvata teil tehingutes. Nii, küsimus. Kui teen tagasiostu kreediti ja see on eelmises kuus, kus on käibedeklaratsioon juba esitatud, kas siis peab uuesti käibedeklaratsiooni ümber arvestama? Kui tagasiost kreeditarve on tarnija poolt esitatud eelmisesse kuusse, ma vist saan õigesti aru, et kõigepealt ma ütlen seda, et kui te olemasolevat arvet tagantjärgi lähete muutma, et te olete juba oktoobris ja lähete septembrikuu arvet muutma, siis siin käibemaks ei muutu. Siin ei tohiks mitte midagi teil muutuda. Küll aga läheb teil käibedeklaratsioon punaseks, sest te olete seal midagi muutnud. Aga kui ma võtan siin, ma alati siis vaatan, et -187,40, võtan parandamiseks lahti, mul on vaja see üle salvestada. Mul oli seal tegelikult, ma sisestasin mingeid tehingud, minul siin muutus, aga kui te ei muuda numbreid, siis see saldo jääb samaks ja käibedeklaratsioon on lihtsalt vaja üle salvestada. Nii, 149,52 ja 149,52. Aga kui tarnija esitab teile oktoobris kreeditarve septembrikuu kuupäevaga, siis tagasiulatuvalt ilmselt Maksuamet ja teil on juba septembrikuu käibedeklaratsioon esitatud. Ilmselt see on nüüd iga raamatupidaja enda otsustada, kas ta tahab minna septembrikuu käibedeklaratsiooni parandama või tal on teine võimalus, ta sisestab selle septembrikuu, selle kreeditarve sisestab, kuupäev on õige, arve kuupäev, aga kande kuupäevaks ei ole mul siis, minul on siin antud juhul oktoober,
et kandekuupäeva, kui ma sisestan novembrikuu kandekuupäeva, siis see käibemaks läheb novembrikuu käibedeklaratsiooni. Ehk et see kandekuupäev on see, mille järgi võetakse käibemaks deklaratsiooni, kus see kajastatakse. Nii. Järgmine küsimus. Kuidas toimub kauba mahakandmine, näiteks murdunud peeglid? Ja väga õige tähelepanek. Et kui ma teen laoinventuuri ja seal on tõesti ju koguseid, mis võivad mul olla omavahel segamini läinud artikleid, aga on kaupasid, mis mul on võib-olla riknenud ja mis mul oleks vaja maha kanda. Siis selle jaoks tuleb siis teha eraldi lao liikumine, lao väljaminek. Sisestan siis liikumise kuupäeva, valin siia väljaminek. Mina kommentaariks kirjutakski riknenud kaup näiteks või siis varastatud kaup, mis iganes kommentaari. Dokumendi väljal võite numbrit muuta, kui teil on see seotud enda kindla aktiga ja valin siis siia selle kauba, mis on siis riknenud ja kannan selle koguse maha. Näiteks siis siit ma näen, et mul on laos 67 ja oletame, et mul on 5 pakki katki läinud. Aga siin nüüd tähelepanek, et mina isiklikult konto muudaksin siis nüüd eraldi kulukontoks, et see võiks olla siis riknenud kaup näiteks. Minul siin kontoplaanis sellist kontot hetkel küll ei ole, aga kindlasti ma soovitaksin selle siis lisada. Et see oleks eraldi kontol näha, sest see ei ole müüdud kaup soetushinnas. Aga ma võin selle kontoga, ma ei tea konto numbreid. Okei. Et hetkel ma jätan selle müüdud kaup soetushinnas ja kui ma vaatan kande koodi all, siis millise hinnaga see kaup on maha kantud, see on siis 49 eurosenti 5 pakki. Väljaminekus te ise hinda valida ei saa. Programm võtab hinna first in, first out meetodil, et varem sisse tulnud kaup läheb ka varem välja. Nii, ja niimoodi on siis riknenud kauba kohta. Kui te tahate teha ka lihtsalt enda ettevõtte kasutusse kanda mingeid kaupasid, siis on tegelikult täpselt samamoodi. Te teete lao väljamineku ja valite siis siia selle õige konto. Võib-olla ma räägin ka sellest korraks, et kui te vaatate, minul on siin algsaldo. Et kui te alustate tööd programmiga ja teil on ju laoseis algsaldona juba olemas, siis minul on andmed. Mina olen tulnud siis siia oma ettevõttega 30. juuni seisuga. Mul on siin näha, et mul on kaupade seis olnud 347,87 ja see on mul siis 30. juuni seisuga. Nüüd mul on vaja seesama summa, selles samas summas võtta ju kaup ka lattu. Aga nüüd lattu ma ei saa teda võtta mitte 30. juuni seisuga, vaid mul on võetud see kaup lattu 1. juuli seisuga. Ehk et kui te alustate tööd 31. detsembril 2000 või 1. jaanuariga 2026 näiteks ja teil on saldo 31. detsember 2025, siis algsaldo sisestate 1. jaanuari seisuga 2026. Ja algsaldos siis sisestate koguse hinna, millega teil kaup on laos ja peate muutma kontot, sest programm võtab siia vaikimisi artiklikaardil kulukonto ja siia tuleks valida siis varude konto. Kui on tegemist müügiks ostetud kaubaga, siis valitegi selle konto. Kui ma vaatan siin seda pearaamatu kannet, mis tekib, siis debet kreedit kontod on võrdsed, bilansis saldo ei suurene, aga see kaup tuleb teile lattu arvele. Ja see summa peab võrduma sellega, mis mul seal algsaldos oli. Et selline tähelepanek siis. Vaatan veel. Kui teen koodimuudatuse, kas see ei riku eelnevate perioodide seisu või ei
aja programmi lolliks. Ei aja. Et kõik teie andmed ju jäävad alles, midagi ära ei kustutata ja nii ongi. Vabandust. Ja vajadusel saate alati selle aktiivseks tagasi teha, selle artikli. Aga jah, et kustutate ära. Võib-olla veel selline, ma räägin korraks ka sellest, et kui ma ütlesin alguses teile, et mul on pisikene poekene, kus ettevõtja ise valmistab kreeme ja lisaks ta siis sisse ostab pesemata kartulit, mida ta oma poes müüb, aga ta mingi osa sellest kartulist peseb ära, koorib ära ja pakendab 2-kilostesse pakkidesse. Siis seda on võimalik teha nende erinevate kaupade puhul on mul siis tehtud, kui ma võtan siit artikligrupi kreemid, ja siit on teil näha mul kõik need kaubad, mis on seotud mul kreemi valmistamisega. Ja siit on näha siis näiteks mul on ja valmistoodang on mul siis, mille ma valmis valmistan, on vahustatud sea või kreem 100 milliliitrises potskas. Mul on siin komplekteerimises ära näidatud, millest ta koosneb. Selle sea või kreemi ma valmistan eraldi valmis ja sellest siis 80 grammi läheb mul siis 100 milliliitrisesse potskasse ja pluss siis lisaks tuleb sinna üks purgikene juurde. Ja selle artikli kaardil on ära näidatud konteerimine ehk et siis valmistoodang liigub mul läbi valmistoodangu konto ja müüdud kaubad ostuhinnas ja valmistoodangu arvele võtmine käib siis läbi valmis ja lõpetamata toodanguvarude jääkide muutuse. Ja kui me vaatame selle shea või vahustatud kreemi, mida ma kasutan valmistoodangu pakendamisel, siis nüüd siin on need komponendid näha, millest ma seda kreemi koostan. Ja siin on mul siis kogus 1 kilogrammi kohta. Ja siin on samamoodi näha siis varude konto, mis on siis lõpetamata toodang, müüdud kaubad, siin on materjalikulu ja varude jääkide konto. Et need seadistused ma näitan siis kontokaardil ära ja võtan kauba arvele siis, veel siis selle kartuli kohta ka. Ma ostan seda köögiviljad, olid mul eraldi artikligrupid. Nii, ja siin on näha. Mul on pesemata kartul, mida ma siis ostan sisse. See on mul müügiks ostetud kaubad, müüdud kaubad soetushinnas. Ja kui ma nüüd siis seda kartulit pesen, siis mul selle jaoks on eraldi artikkel, sest ma kannan pesemata kartuli laost välja, ise käsitsi, ja võtan siis eraldi artikliga arvele kooritud ja pestud kartuli. Ja mul ei ole siia seda komplekteerimist seetõttu sisestatud, et ma ei tea, mis kogus, et mul see kooritud pestud kartuli kogus ei ole alati sama, kui ma seda arvele võtan. Teinekord läheb kuludesse rohkem ja seetõttu on mul ta eraldi artikkel. Ja siis on veel 3. artikkel, kus mul on see kooritud pestud kartul pakendatud. Nii et mul on vaja teha sellised kanded siis selle kartuliga. Mul läheb pesemata kartul laost välja. Ma kirjutan kommentaariks ka, et kartul, pesu ja kooritud, et läheb sinna laost välja, tooraine kuluks. Siis järgmisena ma võtan arvele, teen sissetuleku kooritud pestud kartuli kohta. Kui te siin nüüd vaatate, mul on kogus, mul läheb 100 kilo läks siis pesemisele ja koorimisele ja nüüd sellel 100 kilo kartuli hinnaks on siis 15 €.
ja nüüd, kui ma pesin ja koorisin kartuli ära, kaalusin ära, siis nüüd mul jäi alles ainult 80 kilo. Ja nüüd selle pesemata kartuli hinna, mis oli siin 15 euri, siit on näha 15 euri, ma selle jagan selle 80 kilo peale ära ja ma saan kilo hinnaks 0,1875. Et sellega ma võtan siis selle niinimetatud vahe kartuli endale arvele ja järgmisena ma siis pean selle, kannan selle, mul on see pestud kartul, on siis kooritud pestud kartul, läheb mul siis 2-kilostesse kottidesse. Sellel on olemas retsept juures, kus on näidatud siis, et 2-kilose paki jaoks mul läheb 2 kilo kartulit ja 1 kilekoti pakend. Et sellisel kujul ma siis teen need tehingud. Ma näen, et siin on konto vale. Nii, hopsti. Et niimoodi ma saan võtta, kajastada sellist tootmist oma ettevõttes. Samas kui näiteks selle kreemi ma võtan arvele, siis kreemi arvele võtmisega teeb programm automaatselt tooraine kulusse kandmise. Ja ka selle vahetoodangu ehk et siis vahustatud kreemi ehk et pooltoodangu kannab samamoodi siis siit välja. Eraldi pooltoodangut arvele ei võta. Nii, küsimus. Kui ma olen müünud e-poes kaupa, siis kuidas ma saan, et see jookseks Meriti laoseisu programmis õigesti? No e-poe puhul kindlasti tuleks sõlmida või teha siis API-liidestus ja läbi API-liidestuse siis saate kajastada e-poe müüke otse Meritisse, aga selleks te peaksite siis ühendust võtma API-liidese või selle e-poe loojaga ja kui tema on nõus teile looma API-liidestuse Meritiga, siis kajastuvad need tehingud e-poes ja Meriti programmis. Et meil on antud avalik API võti ja juhend, mida siis e-poe arendaja saaks kasutada API-liidese loomiseks. Ja väga paljud ettevõtjad seda ka kasutavad. Meie kodulehel on näha, ma siinkohal näitan, meie kodulehel on näha partnerid, kes on meile endast teada andnud, et nendel on API-liidestus loodud ja nende partnerite nimekirja te näete siin, kui te lähete partnerid ja vajutate API, siis siin on näha kõikide partnerite nimekiri, kes on loonud ühenduse Meritiga ja see juba toimib. Et kindlasti on API-liidestus kõige mõistlikum lahendus sellise e-poe ja Meriti vaheliste tehingute kajastamiseks. Seda API-liidestuse liikumist saab teha ka mõlemat pidi, nii et kui Meritis saab arve juurde endale makse, siis seda saab kajastada ka siis e-poes. Nii, küsimus. Kui mul on artikkelteenus, kas ja kuidas saan teha nii, et selle artikli hinnaväli oleks müügi tegemisel lahti? Hinnaväli. Küsimus oli teenuse artikli ühiku kohta. Seega, kui artikkel on teenus, siis müügi tegemisel saaks valida erinevaid ühikuid. Jah, seda tõesti valida ei saa. Kui teil on tegemist teenuse artikliga või ka lihtsalt kaubaga, siis te ei saa müügi ega ostuarve sisestamisel real vahetada artikli mõõtühikut. Mina soovitan selle jaoks teha. Teenuse puhul on selles mõttes lihtne, näiteks kui te müüte raamatupidamisteenust. Panen siia raamatu RMP ja panen tükki. Ja siin on raamatupidamisteenus.
ja ühikuks valingi tükki ja salvestan. Siis võtame siia filtrisse selle artikli. Ja nüüd ma teen niimoodi. Ma kopeerin seda sama artiklit siis nüüd uue artikli loomiseks, aga mul on siis seal vaja, ma kasutan seda artiklit raamatupidamisteenus nende klientide puhul, kellel on tükiline arvestus, siis mul on mõnedel artiklitel on tunniline arvestus, hoopiski tund salvestan, siis on võib-olla kellelgi hoopiski lepingu summa, siis ma peaksin siia lisama ka siis sellega siis summa või leping. Vaatame, lisame siia kohe ühe ühiku juurde. Nii. Ja salvesta. Ja nüüd ma saan müügiarve tegemisel valida vastava artikli õige mõõtühikuga. Siin sedasama saab kasutada ka näiteks transporditeenuse puhul. Transporditeenusel võite ju teha koodi transport tükk, transport kilomeeter, transport tund. Nimetus on sama, aga siis on erinevad kood ja mõõtühik. Ja samas saate siis sisestada siia ka selle vastava müügihinna, et mis on tükihind, mis on tunnihind erinevatele artiklikaarditele. Nii. Et toote mõõtühikute muutmisel on tarvis mõõtühiku teisendus sisestada. Ja selleks siis tulete seadistused ja mõõtühikud teisendused ja saate siis siia lisada, et näiteks mis siis on, ühes pakis on mitu või võtame siin, mis meil võiks olla. Kott sisaldab, ma ei tea, 5 pakki või? No põhimõtteliselt, et siis siin mõõtühikute teisendamises saate need teisendamised ära näidata ja nüüd, kui artiklikaardil on siis vastav mõõtühik, siis saate seda siis nii müügi kui ostuarvel juba valida erinevaid mõõtühikuid, et programm oskab siis teisendada vastavad kogused, et kui on näiteks üks alus, on 10 kasti, siis ta niimoodi saab ka teha. Saate ostuarve teha alustega, aga müüte pärast kogustega. Et selliseid arvestusi saate siis teha mõõtühikute teisendamise läbi. Ja seda saate kasutada ainult nendel artiklitel, millel on liigiks laokaup. Nii. Et lao aastalõpu inventuuridest või aastalõpu aruannetest tulenevalt tegelikult ma isegi hetkel ei oskagi rohkem näidiseid tuua. Ehk et siis, mis siis on? Oluline on see, iga kuu lõpus ja iga majandusaasta kokkuvõtete tegemise eel tuleb teha lao koguste ümberarvestus, mis käib hästi kiiresti, ja lao omahinna ümberarvestus. Omahinna ümberarvestuses sisestate alati kuupäeva. Kui on aasta kokkuvõtte hakkate tegema, siis kuupäevaks on majandusaasta alguskuupäev 01.01. Kui teete igakuiselt omahinna ümberarvestusi, siis kuupäev peab olema vähemalt eelmise perioodi alguskuupäev, ehk et täna novembris, kui mul on oktoobrikuu tehingud kõik sisestatud programmi, siis on alguskuupäev 1. oktoober.
kui te peate mingil põhjusel tagasiulatuvalt näiteks augustikuusse sisestama laokaubaga seotud tehingu, siis omahinna ümberarvestus tuleb ka teha 1. augusti seisuga, et, et saaksid kõik ümberarvestused tehtud. Kui omahinna ümberarvestus, laokoguste ümberarvestus on tehtud, siis võtate välja endale kas siis laoseisu aruande ja kindlasti võrdlete laoseisu kontrollaruannet. Kui on kõik tehingud inventuurist tulenevalt või siis kaupade mahakandmisest, millest iganes tulenevalt, ja siis võrdlete laoseisu kontrollaruannet. Laoseisu kontrollaruannet võrdlete iga kuu, et kohe leida seda vahet ülesse, mis võib olla tekkinud. Vahed võivad tekkida ka sellest, kui teil on kaup liikunud valest laost. Nagu te nägite, mul on erinevad laod ja kui mul nüüd on kaup läinud välja valest laost, siis tekivad ka ladude vahel vahed ja tuleb teha siis õiged korrigeerimised. Saate ladude vahelise liikumise kandega saata ühe kauba teise lattu ja sellega siis kontrollida, et kõik oleks õige. Nii. Küsimus on tulnud vahepeal. Kui mõõtühikute teisendamisel on näiteks alus, aga alusel on 100 pakki, alusel on oma triipkood ja pakkidel on teine triipkood. Kas pean siis tegema mõlemale oma artikli? Kuidas programm saab aru, et müün pakki sellelt aluselt? Ja ei saagi. Sellist arvestusprogramm, seda ei oska programm tõesti teha. Kui see triipkood on teie jaoks oluline ja te ei saa alust arvele võtta kauba triipkoodiga, no ja see triipkood on teile kuskil aruannetes oluline, ega siis ei jäägi muud üle, kui kas te siis võtategi selle aluse sisse ja samas te ei saa sellist arvestust programm paraku ei tee, et ta ei seo neid eraldi ära. Seesama artikkel on lihtsalt võimalik teil müüa erinevate mõõtühikutega, kus see teisendamisena on ära näidatud, et vot alusel on nüüd 100 pakki kaupa, siis need kaubad on ka sellesama artikliga ja sellesama artikli küljes oleva EAN koodiga. Et kui nüüd siia vaadata, et siis jah, see EAN kood on siiski üks ja see kaubakood on ka üks. Et kas siis lihtsalt teetegi nii, et võtate ühe koodiga kauba lattu ja teise koodiga siis teisipidi teete sellesama kauba, kannate laost välja ja võtate siis nüüd tükkidega sisse, aga ma ei tea, kas see väga hea lahendus on. Et võib-olla siin peaks natukene rohkem mõtlema. Oleneb sellest, millist analüüsi teil on vaja. Et siit sellest tulenevalt. Nii. Ehk et siis jäime siis pidama praegu selle juurde, et te teete aasta lõpus või siis iga kord perioodi lõpetamisel omahinna ümberarvestuse, laokoguste ümberarvestuse, vaatate, kontrollite laoseisu kontrollaruannet bilansi või siis käibeandmikuga, vaatate, et need saldod oleks õiged, kui on vahed sees, siis seda kiiremini te leiate need vahed ülesse, ei pea hakkama liikuma perioodis tagasi võrdlema erinevaid perioode laoseisu kontrollaruandega ja saate kiiresti kätte. Nii, küsimus tuli, kuidas saab võtta kaupa lattu, kui soetushind koosneb erinevatest arvetest ja valuutatest, näiteks Hiina kaup 1000 USD-d ja transport 100 euri. Jah, siin iseenesest on see võimalik, et tegelikult kui teil tuleb kaup Hiinast ja võtate kauba lattu USD-des, siis programm arvutab selle kauba siiski, lattu võetakse ta arvele eurodes. Ma lisan siia näiteks USA tarnija või Hiina tarnija. No okei, paneme Hiina tarnija. Nii. Siia tuleks siis
China riik. Valuutaks valime siia USD ja salvestame. Nii. Ja nüüd meil on siis 1. oktoober, arvenumber ja ostame siis kaupa lattu, 100 ühikut. Nagu te näete, mul on siis siin üleval on näha USA dollarites on arve, kursi võtab programm Euroopa Panga kursi, Eesti Panga kursi, selle päeva kursi, millega ma dokumenti sisestan arvet ja nüüd, kui ma salvestan tehingu, siis vaadates ostuarvet, siin on näha valuutades, valuutaskanne ja pearaamatu debet-kreedit on tehtud eurodes. Ja see kaup tegelikult võetakse lattu eurodes. Meil on siis tegemist pistatsiamaitseline kreem, vaatame kohe laoseisu ka siin detailselt. Nii, jooksev aasta. Siis näete, et siin on näha siis sellesama tarnija arve. Hind on siis 278, vaatame siia. Ja kui nüüd see korrutada siis valuutakursiga, siis tuleb siin selle kauba hinnaks 2,7849. Et lattu tuleb ta eurodes ostuarvel ja bilansis kajastub ta bilansis on ta siis samuti euroga. Ja nüüd meil on transpordiarve, mille kulud ma jagan selle kauba kulu peale. Näiteks mul on transport. Nii, võtame siit ühe firma. Ja tema arveldab meiega eurodes, salvestame. Selle arve number on hoopis 10. oktoober. Ja valin siia siis, ja nüüd mul on selleks kulude jagamiseks laokaubale tarvis lisada siia artikkel, mille nimetus ongi kulude jagamine. Minul hetkel seda artiklit siin ei ole, vaid ma lisan selle. Kulude jagamine. Nii. Lähme siia ka. Transport jaga. Nii, ostukonto on siis transport, paneme siia praegu ja salvestame. Teenus, summat, mõõtühikut ma ei pane, kasutatakse ainult ostuarvetes ja salvestan. Oi, ma tegin valesti, vabandust, üks väga oluline asi oli seal. Siin tuleb valida õige no. Nii. Siin see artikkel, millega ma soovin jagada kulusid laokaubale, selle artikli liigiks peab olema kulude jagamine laokaubale. Ja seda kulude jagamist laokaubale ei pruugi teha ainult transporditeenusega. Võib-olla teil läheb sinna laokaubale juurde ka mingi tollimaksukulu või on mingisugused muud käitlemiskulud, mis on tarvis jagada siis laokaubale, siis selleks tuleb teha eraldi artikkel, mille liigiks on kulude jagamine laokaubale. Salvestame ja nüüd ostuarvel. Nii, teeme siis nüüd uuesti ostuarve. Ja see ostuarve tuli siis hoopis hiljem. See on eurodes. Valin siia siis nüüd selle kulude jagamine. Nii, jagamine laokaubale artikli, kogus 1 ja paneme 120 euri. Ja siin on veerg kulude jagamine. Vajutan sellele viimasele veerule siin. Siin mul tuleb nüüd valida arve,
tarnija, kelle kaubale ma tahan jagada neid kulusid, mul on see Hiina tarnija. Kuna tal on ainult üks arve, siis ma näengi seda ühte arvet. Soovin siis, märgin selle arve ära, valin. Ja nüüd ma ütlen, et kas ma soovin neid kulusid jagada proportsionaalselt kaubasumma järgi või kõikidele kaubaridadele võrdselt. Minul on ainult seal üks rida ja ma jätan siis sellele kaubasumma järgi ja salvestan. Ja nüüd ma salvestan selle dokumendi. Kui ma lähen tagasi detailsesse kaubaliikumise aruandesse ja võtame siis siin selle jooksva majandusaasta, siis näete, siin selle kauba hind muutus. Talle lisandus juurde transpordikulu, mis on nüüd siis, kui ma sellele hinnaväljale vajutan, siis ma näen seda arvet, millega ta on seotud. Ja nüüd, kui ma teen selle kaubaga müügi, siis müügi puhul arvutatakse sellele kaubale ostuhinnaks, sisseostuhinnaks siis kaubakulu pluss transport juurde. Nii, veel on küsimus. Kas lahendus oleks selline, et teen artikli paki triipkoodiga ja mõõtühikute teisendamisel panen aluse, mille 100 pakki ja siis saan arvestuse õigeks. Kui sisestan ostuarvet, siis valin kauba, paki, artikli ja teisenduses on sees, et alusel 100 pakki. Sellisel juhul peaks asi töötama. Kas on nii või mitte? Jah, sellel arvel te valite artikli, mis on paki triipkoodiga ja seal saate seda teisendust teha. Täpselt nii, et see on õige. Et ei ole võimalik teha nii, et sisestate eraldi aluse artikli, kus on üks triipkood ja siis on pakid eraldi triipkoodiga. Arvel te kasutate paki artiklit ja sealt tuleb ka paki triipkood. Nii, küsimus. Ladu detailne kaubaliikumise aruanne. Mida sisuliselt tähendab kuvatav jääkkogus? See jääkkogus on tegelikult siis vaatame midagi, võtame siit mõne teise artikli, võtame siis selle koostearuanne. See jääkkogus on selle konkreetse tehingu, mis siin on nüüd väljaminek. Siin selle tehingu jääkkogus on 0. Siin on tulnud kaup ostuarvega sisse 50 tükki. Et see on, siin on seda kaupa on jääkkogus. Ma jään selle vastuse tegelikult korrektse vastuse praegu võlgu ja ma arvan, et ma pean seda täpsustama veel, et mis puhul mul seda jääkkoguse veergu tarvis oleks, ütlen ausalt, sest mina olen opereerinud alati laoseisuga. Et jääkkogus sellest et ma hetkel jään selle korrektse vastuse võlgu selle koha pealt, aga kindlasti ma uurin selle järgi ja te saate vastuse meili. Nii. Küsimus, kas Meritis on võimalik teha pakendi aruanne perioodi kohta, mis liidab kokku kõik lao sissetulekud, näiteks 1L purkide kaupa, 1-liitriste purkide kaupa? Pakendi aruannet Meritis teha ei saa ilmselt, aga kui teil on need taarad on kõik eraldi artikliga, siis ilmselt on see võimalik, aga pakendi aruannet kui sellist meil eraldi küll ei ole. Te saate teha eraldi artikligrupi, milleks ongi näiteks pakend ja siis iga artikli, mis te sisse võtate, jah. Küsimus on siin ka selles, et kas see pakend kajastub ka müügiarvel eraldi reaga, ostuarvel eraldi reaga. Kui ta nii kajastub, siis te saate ka aruande endale kätte
välja võtta. Aga mulle tundub, et pigem on siin mõeldud seda, et see taara liigub kuskil taustal. Mhm. Mhm. Ähm, nii, aga mulle tundub, et tegelikult me oleme saanud päris hästi täna töö kiire korralik, nagu öeldakse, et päris hästi teemadega käsitletud kõik. Et ootaks veel teiepoolseid küsimusi. Kui küsimusi ei ole, siis ma veel enne lõpetust, meil on küll tegelikult pool tundi, võiksime veel siin. Ahah, tuli veel üks küsimus. Kuidas jagada transpordikulu laotoodetele ostuarve sissevõtmisel, kui transport on kaubaga samal ostuarvel, mitte eraldi? Ja, teeme ka siis sellise arve. Et kui ma enne tegin transpordi jagamise teisele kaubaarvele, siis nüüd mul on, tuleb kaup sisse. Nii, võtame siis siit. Nii, võtame siia kaupa sisse. Nii, ja meil on siin nüüd siis võetud kaup sisse ja nüüd mul on sellel samal arvel on ka transport, mida ma siis tahan jagada nendele olemasolevatele kaupadele. Ja jällegi ma otsin siis selle transpordi jagamise artikli, transport laokaubale. Ma näen, et seal on see summa on näiteks 50 euri. Sisestan selle summa ja vajutan kulude jagamine veergu. Vajutan siia ja näete, siin kõrval on selline nupp nagu jaga kulud samale ostuarvele. Ma vajutan sellele nupule, mul avaneb seesama ostuarve kõikide kaubaridadega ja siin ma saan nüüd siis valida, kas ma jagan proportsionaalselt kaubasummade järgi, ehk et siis odavamad kaubad saavad väiksema kulusumma juurde, kallimad suurema, või siis jagan võrdselt. Ma jätan proportsionaalselt kaubasummade järgi ja salvesta. Ja niimoodi ma sain jagatud transpordi kauba oma hinnale. Salvestan dokumendi ja kulud on jagatud. Kui ma vaatan ostuarve pearaamatu kannet, siis siin on kenasti kõik näha. Nii, veel on üks küsimus. Nii, vaatan. Tere, segaseks jäi, miks teha omahinna ümberarvestust mitte kuu lõpus, aga kuu esimesel kuupäeval või lausa eelmise kuu esimesel kuupäeva seisuga. Siis ju ei arvestata jooksva kuu omahindasid. Ei. Omahinna ümberarvestus tehakse sellest kuupäevast alates kuni tänase kuupäevani. Kõik need tehingud, kui teil on tänase seisuga ka novembrikuu tehingud sisestatud ära, mingid, täna on meil 12. november, teil on juba tulnud kaupasid ostuarvega sisse, te olete müünud, aga oktoobrikuu arved said nüüd viimased sisestatud ja kui ma teen oma hinna ümberarvestuse 1. oktoobri seisuga, siis oma hinna ümberarvestus tehakse 1. oktoobrist kuni tänase kuupäevani. Ehk et siis kõik need tehingud, mis on sisestatud, nendel tehingutel arvutatakse oma hind ümber. Et see oma hinna puhul on, kui te müüte kaupa, mida teil laos ei ole, siis kui ostuartiklikaardile on märgitud mingisugune viimane ostuhind, siis programm võtab müügiarve
pearaamatu kandesse selle viimase ostuhinna, mis ei pruugi õige olla, sest kui teil nüüd tuleb kaup sisse ja tal on ostuhind hoopis teine, siis selleks, et see hind läheks müügiarvel õigeks, omahind, kauba omahind läheks müügiarvel õigeks, on tarvis teha läbi omahinna ümberarvestus ja selle tegevuse tulemusena muudab programm müügiarvel kauba omahinna õigeks, vastavalt sellele, mis tal siis selle ostuarve peal on olnud. Nii et jah, kindlasti tehke omahinna ümberarvestus tagasiulatuva kuupäevaga. Kui kuu lõpeb, teil on kõik kuud arved, kõik need tehingud, võib-olla on ka mingisugused lao sissetulekud, väljaminekud, toodangu arvele võtmised, kõik on tehtud, seejärel teete siis eelneva perioodi alguskuupäevaga omahinna ümberarvestuse. Kui olete sisestanud varasemasse perioodi mingi tehingu, siis tuleb kuupäev omahinna ümberarvestus panna ka varasem. Nii, Rita Meremaa, kas minu küsimus, mille esitan, vaatame Rita, nii. Otsin kohe teie küsimust. Kas mul on see vahele jäänud? Aga tõesti, ma ei näe teie küsimust. Palun, kas minu küsimus, mille esitasin QA-s, ei ole nähtav? Palun esitage see küsimus uuesti, ma tõesti ei näe seda. Siin kuskil oleks. Sest et ma tahaks öelda, et ega selle aasta lõpu tegemisega muud hullu ei olegi, kui ainult need aruanded ära võrrelda, vajalikud korrigeerimised teha, salvestada teatud aruanded endale, ehk siis need bilanss, kasumiaruanne ja käibeandmik, kindlasti bilanss ja kasumiaruanne siis detailsed, aga samas piisab ka käibeandmikust. Aga noh, ma eeldan, et iga raamatupidaja salvestab kindlasti endale ka iga aasta lõpus bilansi ja kasumiaruande. Et kui te nüüd vahepeal midagi kontrollite, siis soovitan kas siis kuude lõikes ka endale käibeandmikke salvestada, aga aasta lõpu seisuga kindlasti. Iga aasta lõpp, käibeandmik, bilanss, kasumiaruanne ja laos siis lao seisu kontrollaruanne, kus on näha siis kontode lõikes saldod, mida te võrdlete bilansis olevate saldodega. Ja omahinna ümberarvestus, nii et see ongi siis kõik. Kui te ka panete eelnevad perioodid lukku, siis omahinna ümberarvestuse jaoks te neid perioode lahti tegema ei pea. Programmi igal juhul arvutab sellesse suletud perioodi ikka õige omahinna. Kas ma ei või transpordikulu kohe lisada konkreetse kaubaartiklile ostuarvele? Aga loomulikult võite. Kui te ei soovi teha sellist kulude jagamist, nagu mina siin tegin, et teen eraldi kulude jagamise artikliga, siis te võite ise käsitsi välja arvutada lisanduva transpordikulu hinna, mis sellele kauba hinnale lisandub ja võite selle hinna siis selliselt ära muuta. Oluline on, et selle arve lõppsumma teil klapib tarnija lõpparvega. Jah, võite küll. Ikka võib niimoodi teha ka. Sest ega selle transpordikulu kui sellist teil siin pearaamatu kandes eraldi reaga näha ei ole. Küll aga, kui te olete transpordikulusid eraldi artikliga jaganud, ja nüüd ma tahaksin selle kohta aruannet välja võtta, siis ma saan võtta ostuaruanne. Paneme siis jooksev aasta ja ma panen artiklite lõikes ja artikliks valin transpordi jagamine, koostaruanne ja ma näen, kui suur on mul siis sellel aastal transpordikulude maksumus kokku olnud, mis ma olen kaubale jaganud. Ma saan seda aruannet võtta ka arvete lõikes, artikkel on transpordi jagamine, koostaruanne ja nüüd ma näen, millistelt tarnijatelt on siis transpordikulu mulle
sisse tulnud. Et sellist aruannet saate teha. Saate hiljem siis kätte, kui te kasutate eraldi artiklit transpordikulude jagamine. Kas on veel küsimusi? Mulle tundub, et me võiksime tänase päevateema kokku võtta ja tegelikult selle salvestuse te saate endale ka kõik meilile, salvestuse lingi, ja saate seal veel kord üle vaadata siis need teemad, millest ma täna rääkisin. Samuti lähevad linki kaasa meili kõik küsimused, millele ma vastan kirjalikult uuesti juurde. Saate kirjalikud vastused nende kohta. Ja ma arvan, et kui rohkem küsimusi ei tule, välja arvatud üks kuulaja, kelle küsimus ei ole minuni tõesti jõudnud. Kui teie nüüd lisaksite veel oma küsimuse uuesti siia. Nüüd ma näen, jah, kas ma ei või transpordikulusid, see oligi teie küsimus. Jah, et vastus on, et võite küll, võite käsitsi ka jagada igale artiklile eraldi, aga kui te kasutate eraldi artiklit, siis te saate, näete, endale ka hiljem analüüsi välja võtta, sest seda kulu, mida te jagate kauba omahinnale, seda kuskil kuluaruandes te eraldi ei näe. Et seda välja ei tooda. See kulu jagatakse kohe ära kauba omahinnale ja liidetakse sinna juurde. Võt nii. Ma tahaks loota, et koolitus oli teile abiks aastalõpu aruannete ja inventuuride tegemisel. Ja kui on küsimusi, siis te võite alati pöörduda meie poole klienditoe telefonile või kirjutada meile siis chati või meili klienditugi@merit.ee ja me aitame hea meelega. Et laotehingute puhul on muidugi teinekord olukorrad väga keerulised ja nad on väga individuaalsed teil kõigil. Et siis on võib-olla tarvis eraldi teiega tegeleda mõne küsimuse osas, aga julgustan teid kindlasti pigem ärge kartke helistada meile ja vaatame selle problemaatilise koha koos üle, et ärge jätke vigu sisse. Teinekord võib tunduda, et see on suur töö. Me aitame teid, suuname teid, kuidas te võib-olla selle siis kiiremini korda saaksite ja et ma veel kord ütlen, et et helistage julgesti ja me hea meelega aitame korda saada, et pigem on keerulisem hiljem neid andmeid korda saada. Minu poolt aitäh veel kord, et võtsite minu kutse vastu sellel koolitusel osalemiseks ja ma tahaks loota, et järgmise aasta kevadel ja järgmise aasta sügisel meil on veel niimoodi iga aasta teha 2 erinevat koolitust, alati aasta alguses võib-olla meeldetuletuseks, kuidas alustada laoga, aasta lõpus, kuidas lõpetada laoga ja kui on vajadus, siis alati saate sellel koolitusel jällegi osaleda. Mina ütlen teile kõikile suur aitäh, jõudu tööle ja kohtumiseni siis juba telefonis, chatis ja Helbis. Ilusat päeva teile!